Tere, kallid judohuvilised! Kui eelnevalt saite kõrge lennu saates tutvuda judokoondislaste muljetega enne Euroopa meistrivõistlusi, siis täna oleme istumas siin Lissaboni üksildases hotellitoas koos Gleniga ja muljetame Euroopa meistrivõistluste järgselt. Glenil oli küllaltki keeruline loos, juba avaringis teises ringis, kuna avaringis oli ta vaba, kohtus ta grusiin Pekka Kviniashviliga, kes tuli lõpuks teiseks. Glen, kuidas sa hindad tänast matši? Mulle väga meeldis, aga mu treenerile mitte nii väga. Ja kuna tulemuseks oli kaotus, siis treeneril oli õigus. Milles sa näed enim, kui me teame, et Pekka on maailma tipptäielik, siis milles sa näed enim, et sul puudu jääb, et teda võita? Ja puhtalt haarde maandusest ja selle asemel, et ainult rinnata oleks pidanud maandama ka taktikaliselt. Millised juhtnöörid oli antud tänaseks sulle kaasa? Joyce ütles mulle, et palun Glen, maada struktureeritult, maada taktikaliselt, maada haarde peale ja lõpusirgel teeme heiteid. Ja ma tegin täpselt vastupidi. Kuigi sa tegid seda, mida su treener ei öelnud, ehk sa hakkasid küllaltki vara ründama, siis Sumigashi tehnikaga ja ühel korral oli see ka väga lähedal, siis kas me saame ikkagi positiivselt öelda, et Sumigashi tuli täna sul küllaltki normaalselt välja? Ei saa kahjuks öelda. Normaalselt tähendaks, et ma oleks hinde saanud, aga ma ei saanud sellest hinnet. Ja ma jäin veel kinni eelmisesse, kust ma pidin ennast välja rabelema. Aga kas me saame positiivselt võtta seda, et sa tulid täna kinni hoidmisest Pekka vastu välja? Jaa, saame. Rinnalt surumisest on kasu olnud. Kui me nüüd peame andma 5 palli skaalal hinde Euroopa meistrivõistlustele, siis millise hinde sa annaksid? 1. Ehk siis ikkagi pettumus. Ja no lõppkokkuvõttes praeguseks ei ole enam tähtis, kui hästi sa maadad, vaid tähtis on lõpptulemus ja eriti Euroopa meistrivõistlustel. Kas on muserdav, et sinu parim Euroopa meistrivõistluste tulemus pärineb sinu esimeselt aastalt? Ma ei tea, on väga muserdav, jah. Aga ma usun, et siit tuleb vaid edasi liikuda ja järgmistel Euroopa meistrivõistlustel on ikkagi plaan parandada oma senist parimat 7. kohta. Jah, ma usun ka, et siit on võimalik edasi liikuda, aga loodetavasti siis seekord me mõlemad kuulame treeneri sõna. Sellised olid Gleni võistlusjärgsed mõtted. Saate süveneda neisse ja mõelda, mida teie arvate sellest. Minu kõrval istub jätkuvalt meie koondise esinumber, kes päästis Eesti jaoks küllaltki kehva päeva Euroopa meistrivõistlustel vähemalt välja oma 9. kohaga. Grisha, alustame algusest. Kõigepealt esimene matš bulgaarlasega oli küllaltki lihtne matš ja seal väga võites küsimust ei olnud. No kõige raskem ta ei olnud ja mul on varem selle poisiga maadelnud 4 korda ja olen kõik korrad võitnud, et siin pidin ka raudselt võita. Ütleme, teises ringis lihtsaid vastaseid ei oleks kuskilt tulnud, aga nagu sa enne võistlust juba mainisid, et Fonseca on see, kellega sa väga kohtuda ei tahaks, siis tuli Fonseca sulle vastu teises ringis. Ja ma ütleksin, et tegelikult see matš oli, ütleme, üks parimatest matšidest, mis sa Fonseca vastu teinud oled. No jah, võiks niimoodi öelda. Aga lõpptulemus oli sama. Lõpptulemus oli sama. 2-2 Shidod, temal oli Vasari ja siis see, millest juba ka Eesti meedia on pikalt rääkinud ja kirjutanud, see 3. Shido, mille osas, et mis sa ise sellest 3. Shidost arvad, mis sulle väidetava löögi eest anti? No mina vaatasin seda videot umbes 10 korda juba ja siiamaani ma ei saa aru, millest ma sain seda Shidot. Seal oli võimalik
nagu maadluse ajajooks, kuidas öelda õigesti, maadluse ajajooksmise eest. jah, ta jooksis sult eest ära. ja see ei olnud üks nagu rünnak, see oli, ma ei tea, järjest 3-4 korda ma proovisin ära võtma ja ta kogu aeg nagu liigus minust tagapoole ja see reeglite järgi see on judo nagu talle, aga siis lõpuks nad leidsid kuskil löök jalaga munadesse, aga ma pühkisin vastu jalga, võib-olla põlvega sain vastu reit ja mitte munade, kuidas öelda? Munade pihta ma raudselt ei saanud raudselt, see kahjuks see maailmameister mängis üle ja ma ei tea, ja kohtunikud nägid seal mingit löögi, aga tegelikult seal midagi ei olnud. No seal oli väga hästi näha, et ka Mati kohtunik ei saanud aru, et mille eest ta peab karistuse andma, kuna see tuli kõrvalt. Aga kuidas sa hindad Fonseca näitlemisoskuseid? Suurepärane. Minu nagu arvamus on selline, et maailmameister ei pruugi niimoodi käituda nagu ma ütlen niimoodi nagu väike tüdruk või kuidas. Ja tal nagu juurdeabi kohtunikuks ei ole vaja, ta on nagu maailmameister ja ta peab nagu hakkama ise. See, mis ta näitas praegu, näitab, milline maailmameister ta on, et vist mul tundub niimoodi, et vist talle lihtsalt jopas väga, et ta tuli maailmameistriks. Selle käitumisega ma ei tea ühtegi maailmameistrit nagu rohkem, ütlen nii. Kokkuvõtvalt Euroopa meistrivõistlused ei läinud nii, nagu sa oleksid soovinud, aga ütleme nii, et väga palju negatiivseid emotsioone ka ei tulnud, et ikkagi oma tegid ära ja üllatada ei suutnud täna. Jah, võiks niimoodi öelda, natukene kahju, et läks niimoodi, võib-olla ma seda matši poleks võitnud ikka. Aga see matš lõppes nagu natukene kripeldab või kuidas öelda. Lõpp kripeldab. Natukene olen pettunud, aga see on nagu judo ja vahepeal kohtunikud teevad valed otsused, aga läks niimoodi, et liigume edasi. Kui ülekondis sõidab Kaasanisse järgmiseks, siis sina Kaasanisse lähed, mis on sinu järgmised plaanid? Enne reisi siia me treeneriga natukene rääkisime ja otsustasime, et Kaasani ei lähe, sest olen natukene väsinud nii palju võistlema. Ja siis praegu veel ei tea, aga proovime leida mingid võimalused, et lagrisse minna enne MM-i. Sellised olid Grisha mõtted peale Euroopa meistrivõistlusi. Täname Grishat hea intervjuu eest ja soovime talle edu. Aitäh! Grigori Minaškin, meie koondise esinumber, ütles, et loosi nähes olid sa lausa rõõmust lakke hüpanud. Grishale meeldib väga palju asju üle dramatiseerida. Ma olin positiivselt meelestatud loosi nähes, kuna esimeses 2 ringis ei oleks mind oodanud ühtegi top 10 maadlejat maailmast. Ja see jättis kõik minu kätesse, kuna maailma top 10 vastu on väga raske maadelda ja ma olin positiivselt meelestatud. Ja esimene matš kohe siis Liechtensteini sportlasega sai näha suurepärast tehnikat nii ülerinna kui põlvedelt ja seda kõik 1 minuti jooksul. Ma ei ütleks, et suurepärast tehnikat, et see oli kohustuslik võit, mille ma pidin võtma. Ja ma olen rahul, et töö sai kiiresti tehtud, kuna 2 matši vahele jäi vaid 5 kohtumist, siis oli oluline, et esimene matš kindlasti väga pikk ei oleks, vaid saaks kohustusliku võidu võtta ja liikuda juba järgmise matši juurde. Ja see järgmine matš oli siis Slovakkia sportlasega Šilka, kellega oled ka varem 2016 aastal, kui ma ei eksi, kohtunud. Kuidas siis plaan oli ja kas see plaan sai ka teostatud? Ma väga palju ei süvenenud tehnilistesse nüanssidesse enne matši.
kuna ma tahtsin enda maadlusele keskenduda. Ma teadsin, millise haardega ta maadleb ja peamine plaan oli siis proovida takistada tema paremat kätt oma revääri jõudmast või siis, kui tuleb see lahti murda, et ma saaksin ise rünnakuid teha. Selgelt esimese 2 minuti jooksul jäin sellega hätta. Kui vastane rohkem väsis, siis tulin paremini sellega toime ja seeläbi hakkaski endal tibake rohkem võimalusi tulema. Olen kuulnud sind ütlemas, et ennem võistlusi ei maksa uusi asju proovida. Samas nägin täna täiesti esimest korda, et Mattias Kuusik teeb butšoki. Ma ei ütleks, et see niivõrd uus asi on, et jah, võistlustel, kui sa vaatad jaanuarikuist matsi Toti vastu, siis ka seal ühes olukorras proovisin seda. Et see on mul selline asi, mis mul tagataskus on olemas, mida ma treenistan rohkem. Ja see ongi, et kui vastane saab oma parema käega revääri ja ütleme ülerinna variante väga ei teki, et siis seda butšoki sinna taha proovida. Et nagu mu koondise kaaslane Grisha ütles, siis ei olnud halb rünnak see, aga lihtsalt kuna laagris ma maadlesin Silkaga siis 6 aega tagasi, siis ma viskasin teda selle sama butšokiga ja teinekord tehes siis ta juba ootas ja kontreeris ja eks ta vist täna ka tunnetas, et see tuleb ja natuke uisa-väisa tehtud rünnak, et oleks pidanud kannatlikum olema, et sealt Vasari otsa kukkuda oli pettumus ja seega kahjuks otsustas matsi. Sest peale seda ta suutis väga edukalt umbes minuti maasmaadluse peale pühendada, kus sul ei olnud enam pääsu ja peale seda ei olnudki enam aega, et midagi vastu sooritada. Kas peale matsi treeneritelt tuli ka mingid positiivsed kommentaare, mingit kasulikku tagasisidet? Kuna ma peamiselt töötan Egertiga, kes minuga võistlustel kaasas ei käi, siis ma suhtlesin temaga põgusalt. Sealt tuli tagasisidet. Kindlasti Eestis olles arutame pikemalt, kui räägime Andresest, kes täna minuga kaasas oli, siis sealt tuli ka tagasisidet, aga kindlasti üheselt mõistetavat tagasisidet. Ja üheselt mõistetavalt siis ma eeldan, et see oli rohkem negatiivne. Jah. Ma vaatasin ennem võistlusi ka sinu judobase'i. Seal on periood, kus sul on järjest, kui ma ei eksi, 10-11 matsi, mis on rohelised, ehk siis 11 võitu järjest. Oli päris pikk periood, kus olid täitsa võitmatu. Praegu need viimased võistlused on aga vastupidi olnud, et rohkem on kaotusid olnud. Kuidas see emotsionaalne tunne on, kui nii-öelda võitjast saab näiliselt kaotaja? Minu jaoks otseselt ei muutu midagi, kuna mina teen tööd ikka sama isukalt edasi ja ei tee enda suhtes järeleandmisi. Pigem ongi see, et võitjate kõrval tahavad kõik olla, kaotajate kõrval mitte nii väga ja elu on õpetanud mind, et need, kes austavad mind, on nüüd ka minu kõrval, aga need, kes mind ei austa, need ei ole minu kõrval. Et siis oled märganud oma elus, et võitude ajal on rohkem sõpru kui kaotuste ajal? Jah, see vastab tõele. Mis sul edasised plaanid on? Kindlasti edukalt trenni teha Eestis paar nädalat ja juba siis minna Grand Slamile Kaasanisse ja olla seal edukas. Aitäh sulle, Mattias!